Võib-olla ongi kõige tähtsam aru saada, et mida me parandame, et kas me parandame inimese pead või me parandame midagi muud, et selles suhtes väga paljud asjad on ikkagi peas kinni, et see enesega rahulolu ja kõik see, eks ole, et seda me ei saa noaga kuidagi parandada. Et kui inimene ikkagi ükskõik mida tehes enda välimusega rahul ei ole, siis tal tuleb alustada ikkagi kuskilt seestpoolt ja peast selle asja parandamisega, ma arvan, et see on nagu kõige olulisem vahet teha, et kellel siis on siis nii-öelda see body dysmorphic disorder, mida ma arvan, meil hakkab järjest rohkem tulema, meie klientide hulgas ongi neid palju rohkem kui tava nii-öelda inimeste hulgas, sest nad jõuavadki sinna, nad ravivadki midagi, mida me tegelikkuses ei saa ravida, tema mingit armastuse puudust või mis iganes muud asja, me ei saa nagu tema ilusüstidega kuidagi parandada. Aga sa ütlesid, et neid rohkem kui võib-olla varasemalt, kus see nagu sisse sõidab siis? See on seesama, mis ma alguses rääkisin, et juba noorena hakatakse liiga palju pöörama, et kui sa oled kuulnud sellisest nagu clavicular, selline teenager, hästi palju YouTube'is lõi lained siin vahepeal, 18-aastane noormees, temal on selline firma nagu Look Max, et tal on nagu no matter what, ta teeb bone mashing ut, kus ta on ju see haamriga peksab oma luid, et seda luustikku ja kõike. Ja inimesed teevad seda järgi, sest tal on selline hästi hea võime, oskus inimesi nagu niimoodi nagu psühholoogiliselt manipuleerida ja noored on ju hästi mõjutavad, nemad tahavad kuuluda massi ja selleks sa pead olema hea välimusega. Tema ütleb, et no matter what, rikkad ja alati ilusad, et ilusal inimesel on palju rohkem võimalusi jõuda elus kuskile, saada hea töökoht. Absoluutselt, see on tõestatud fakt. Ja tema ongi loonud siis sellise Look Max, väga geniaalne tüüp, kusjuures ma olen teda jälginud ja see, kuidas ta suudab sind nii-öelda nagu hüpnotiseerida, et sa jäädki nagu uskuma seda, mida ta räägib. Et ja Ameerikas väärjast rohkem neid koduperenaisi, kes podcast'e teevad selleks, kuidas näha nagu väga hot ja seksikas välja seal 4-50-ndates, neid on ju väga palju täna, et see on nagu eraldi selline, ma arvan, haru business, eks ole. Ja nendel on aega, nendel on võimalusi, nendel on raha, üks on selline, kes iga podcast ütleb, et ta on kulutanud 1,5 miljonit selleks, et olla hot as fuck, eks ole. Et see on nendel nagu elu motto, et hoida siis oma seda ilu ja noorust. Et see on nagu, ma arvan, teine äärmus natukene. Ma arvan, et see tõde on seal kusagil vahel, et ma arvan, et inimene peab olema endaga rahul nii seest kui väljast. Ja kui ta ei ole oma välimusega rahul ja seda saab parandada, siis ma ei näe põhjust, miks mitte seda teha. Et kui me räägime vajaduspõhisest, siis ongi need samad nii-öelda kaasasündinud asjad, eks ole, mis on ilmselgelt, et need, ta on esteetiline, aga kui inimene on lapsest saati sellega nagu kiusatud, et sul on suured kõrvad või kõver nina või mis iganes, siis see mõjutab ikkagi inimese hinnangut väga tugevasti. Ja ma arvan, et seal ei ole küsimuse koht, kas seda oleks vaja ravida või mitte, et kui see ikkagi mõjutab laste nii-öelda enesehinnangut, siis seda tuleb teha. Sest tihti ma kujutan ette sellistes olukordades, mis ongi sellised olukorrad, kus see nagu mõjutab, eks ole, et kui see protseduur ära teha, siis ma kujutan ette, et väga on hulk neid, kes tegelikult tunnevadki ennast nagu palju paremana. Jah, no ütleme, kui me räägime suurtest kõrvadest, siis on niimoodi, et mõndasid lapsi see ei hakka häirima. Ma toon lihtsalt ühe näite, eks ole, et kui ma küsin näiteks mõne lapse käest, kas neid häirib, ta ütleb, et ei mind ei häiri, siis ei pea see tegema. Seda võib teha kunagi ka siis, kui see hakkab teda häirima. Hästi tihti meil lapsevanemad tulid oma väikeste imikutega ja ütlesid, et tal on mingi väike eripära, et lõigake ära, eks ole. Aga siis ma küsin, et aga kust te teate, et ta tahab, et see tal ära lõigatakse, kui on mingi sünnimärk näiteks mingis huvitavamas kohas või mis iganes, mingi väike hemangioom või midagi. Et äkki ta just tahab, et tal on see eripära, äkki ta ei tahagi olla nagu kõik teised, eks ole. Äkki ta tahabki olla eriline, võib-olla see märk ongi sellest, et tema on natuke teistmoodi, mitte et ta on täiesti mingisugune väärareng, mis tõesti on esteetiliselt väga inetu, aga kui see on tema väike eripära, et aga las ta otsustab ise kunagi, kui ta on sinna ikka jõudnud, et kas ta tahab seda endale jätta või ei taha. Et selleks on last narkoosi panna, et see asi nagu hakata eemaldama, mis tegelikult häirib ainult teid kui lapsevanemaid, eks ole, siis nagu ma ei pea seda õigeks. Et on väga palju selliseid moodustusi, mis inimene tuleb ja ütleb, et ei, et seda ma küll ei taha ära võtta, see olengi mina, see ongi see, mis teeb minust minu eripära, teeb mind ainulaadseks, eks ole. Nagu näopooledki meil ei ole identselt võrdsed, me ei olegi ideaalsed ja me ei ole täiuslikud ja see teebki ju meid huvitavaks ja erilisteks, et see ongi see, mis tänapäeva noortel on see, et kõik tahavad olla need iluideaalide nagu kõikide nende filtritega need ühesugused, eks ole, et ma saan noortest aru, sest nad ei oska teisiti mõelda, aga see ongi nüüd see vahe, mis vanemas east tuleb, et sa saad aru, et eripära on ka äge ja sa tahadki teistest võib-olla eristuda, et see uus põlvkond on täna nüüd natuke teistmoodi, nemad tahavad eristuda, nemad ei taha olla nagu kõik üks niimoodi
ühtemoodi, on ju, et nad paljud tahavad olla omanäolised ja eripärased. Ja kui me jõuame selle vajaduspõhiseni, siis kui me jõuame nagu vananemisest tingitud nii-öelda elukirurgiani, noh siis ütleme, see elukirurgia on tänapäeval ikkagi niisugune viimane etapp peaaegu, et seal on hästi palju muid asju, mida me täna siis saame teha, mida meie peamiselt ka pakume oma kliinikus. On kõikvõimalikke protseduure, süstidest, laseritest, kõigest, millega me saame seda elukirurgiat ikkagi edasi lükata, sest vanasti oli tõesti, et 45, siis kohe facelift, ennem seda nagu ühtegi muud varianti tegelikult väga ei olnudki. Ja Facelist on põhimõtteliselt nagu, mis see pingule või? See on operatsioon, kus tõmmatakse jah, niimoodi nii-öelda kõrvade taha, no loomulikult see tõstetakse ka lihased ja kõik ja see on väga tõhus ja tõenäoliselt ühel hetkel on see ka vältimatu, sest et tegelikkuses sellega on võimalik saavutada ikkagi enamasti hästi loomulik tulemus. Kui me hakkame üle süstima, siis on palju näha igal pool Hollywoodis ja tänaval, Eestis õnneks vähe sellised üle süstitud nägusid, huuli, et see on kõik tegelikult täitesüstide tagajärjel tehtud. Et ilusüstidega sa võid inimesest teha mingi täiesti monstrum ikkagi. Et ilukirurgiaga on seda raskem teha, kui on hea kirurg, siis tegelikkuses pigem nad ütlevad, et võta oma noorepõlve pilt kaasa. Et sa saad tuua tagasi selle näo, mis sul oli kunagi noorena, et sa ei muonda ennast. Et sellepärast ma pigem väga tihti ütlen, et pigem mõelda kirurgiale, kui hakata siin mingites ebaloomulikes vahendites võimalustes nagu seda, kui on asi juba nii kaugele jõudnud, et me ei saa enam nagu protseduuridega seda asja pidurdada või parandada. Kui me räägime nagu vajadus, või võib-olla ühe asja tooksin, et ma ära ei unusta, et näiteks kaasusündinud küll, ütleme, eripära, jõuame siia natuke intiimsema piirkonnani, mis meie ütleme, naistena on, me ei ole ainult nägu, eks ole, me oleme nagu mehedki, meil on ka juuksed ja meil on ka intiimpiirkond, ja kõik see ka keha, et rahulolu mitte ainult oma näoga, vaid ka oma kehaga, ma arvan, on nagu naiseks olemine ja ka mehele väga oluline. Ka see, millisena me ennast peeglist vaatame, kui me alasti oleme ja ka samamoodi intiimpiirkond, et võib-olla see on niisugune, millest vähem räägitakse, aga on ka siis seal sellised nii-öelda eripärasid, kus siis naistel häbemokad ei ole esteetiliselt ilusad ja ripuvad ja nii edasi. Ja seda kõike on võimalik väga lihtsalt kirurgiliselt siis korrigeerida ja selle tütarlapse enesekindlust siis nii-öelda parandada sellega seoses, et ta ei häbene seal teistega duši all käia, eks ole. Aga see on ka subjektiivne lõppude lõpuks? Jah, aga kui seal on jah paljuski sellist, et nad ei pruugi alati ikkagi õnnelikud olla selle lõpptulemusega. Selles suhtes küll. Aga ikkagi tal on eripärasid, et selles suhtes lastekirurgina ma tean, et seal on kohti, mis võivad olla nii-öelda kaasusündinud eripärad ja seal on ikkagi see jah, jällegi esteetika, aga samas ikkagi inimese enesehinnang, et see võib mõjutada jällegi tema enesehinnangut, et kui ta seal häbeneb ennast selle pärast. Aga kui me jõuame ilukirurgiani, siis see pigem on selline, ütleme täna hästi pikalt nii-öelda lükatav, kuna see taastumine on pikk ja ta on väga kallis ja ta on ikkagi selline raske periood sellest välja tulek, ütleme sellest operatsioonist, aga sellest on ta väga hea püsivusega ja väga hea tulemusega ja enamasti palju loomulikum kui niisugune ülesüstimine näiteks. Tahtsid küsida midagi? Jaa, ma panen laadima, ma küsin. Sa võid oma need põrpid ära teha nii kaua. Kas sul tahad vett juurde ka? Mul on veel üks asja, aitäh. Ta on ühe oravakese. Kui sa tunned kuskil, kui sa need konspekte lappad ja mind kuuled ja küsimusi kuuled ja vastad, siis kui sa kuskil tunned, et tahtsid midagi öelda või midagi ütlemata, siis võid tagasi hüpata ka, tuleb meelde. See järjekord tegelikult on, sa ise näed ka ma hüppan tegelikult suht nagu vastavalt sinu jutule ma samamoodi lainetan siin nende teemade küsimuste vahel kogu aeg. All good. Ma tahtsin küsida jah, et läks korraks meelest ära, aga tuli meelde, et see küsimus oli süstid. Mul on nagu see isiklik huvi nagu tekkinud ja ma kujutan ette, et ma ei ole ainuke, kes selle peale mõelnud on, et see on umbes sama, ma toon ühe tobeda näite enne, kui küsimuse käest. Et alles hiljuti panin videot üles kuskile ja siis TikTok videodi lahti ja siis üks välismaalane, üks naisterahvas filmis ennast ja siis ütles küsimuse, mida paljud on küsinud, aga vastust pole saanud, et rääkis nagu lesbipaaridest. Et miks on nagu naised, kes on osavad lesbipaarid, kes siis üks pool tahab saada endale partneriks naispartnerit, kes näeks välja nagu mees. Miks mitte siis olla mehega juba koos? Miks minna siis naise poole, kes nagu edendab siis nagu mehe rolli?
ja siis see küsimus, mis ma sulle esitan, on nagu samast nurgast vaadatuna, et kõik, paljud mõtlevad selle peale aga vastust võib-olla sellele alati nagu ei saa, sest sa ei lähe küsima inimese käest, kes on ennast üle süstinud võib-olla või midagi nagu justkui nagu näed, et noh, see kuidagi nagu eriti juba näeb nagu väga veider välja. Et kas see üle süstimine või see tulemus, mis inimesel tuleb, et ma ei tea, olgu see huuled või nägu kuskilt läheb nagu põsesarnad või nagu midagi läheb täiesti nagu näed, et noh, monstrum nii-öelda mõne mõttes subjektiivselt hinnatuna. Kas see on tulev sellest, et ta on lihtsalt üle süstinud ja ennast siis läbi surunud sellest arsti nõuandest, et ei, me rohkem ei soovi teha, aga me ikkagi teeme, sest see tahtid enne. Või see võib olla ka see, et läheb tuksi midagi protseduuriga? Pigem ikkagi see, et ei ole piltku inimesel, kes seda teeb, kes seda sooritab, seda protseduuri. Inimene ei lähe ütlema, et kuule, ma soovin olla üle süstitud monstrum, palun tee midagi. Ta tuleb sooviga tõsta näovaali, näha noorem välja, värskem. Ta ei taha muundada ennast monstrumiks. Ja mina arvan, et seal on ikkagi väga suur roll ikkagi sellel spetsialistil, kes seda teeb. Et kas ta siis ei näe, mida ta teeb, või siis ta ei suuda öelda ei. Ja noh, mina näiteks kunagi ei tee midagi, kui ma ei näe vajadust selleks, et ma ei tee mingit suuri huuli, kui inimesel juba on suured huuled süstitud, eks ole, seda enam. Et mina ei ole see inimene, kes inimest hakkab moondama. Ja ma ei tee nii, et lihtsalt ma tahan ja tee, et see on minu põhimõtete vastane, aga on väga palju siis neid inimesi, kes seda teevad, et noh, raha ei haise, eks ole, kui küsitakse, siis tuleb võtta, nii ta läheb, teeb kuskil mujal selle, et noh, vahet ei ole, nii. Aga mina nagu tahan nagu oma allkirja sinna nii-öelda või noh, selle lõuendile või sellele panna, et siis ma tahan olla ise ka uhke selle üle, mida ma teen. Ja õnneks Eesti naine enamasti ei soovib nii teha, et keegi aru ei saaks, et midagi teinud ja kodus mees ka ei tohi aru saada, et midagi teinud. Et pigem on see, et mehed nagu on kohati üllatunud, kui nad kuuled, et minu naine ka midagi teeb, et ta ei ole küll kunagi midagi teinud, lihtsalt nad oskavad nii hästi nagu seda niimoodi teha, et vaikselt niimoodi sujuvalt tehes tegelikult just nagu väga ei märka keegi, et see on, ma arvan, nagu kõige õigem nii-öelda tehnika minu jaoks. Rääkides kirurgiast ja süstidest, mis on sinu kogemus nagu, et mida enim tahetakse? Kus vaatad oma teenuse listi, ma vaatasin su kodukat ka see lista nagu no tõesti, seal on palju asju, mis sa pakud, et sul on nagu meeletult nagu suur kliinik, et ma kohati nagu mind isegi hämmastas ja pani imetlema nagu või nagu isegi šokeeris kohati, et nagu what the fuck. Palju asju, mida ma loen ja ma ei saa aru, mis isegi tähendab enne, ilma süsse minemata sinna. Kui palju on nagu tegelikult neid teenuseid, mida sa pakud, kui suureks on see asi nagu ettevõttena ärina nagu läinud ja ka teenusena. Et mis on see põhiasi, mille poolest täna oskad öelda, et näed, enamus pöörduvad sellepärast, neid me ei tee üldse, neid tuleb mega vähe või lihtsalt huvi tekkis. Alustan siis algusest, kui ma selle kliiniku tegin 6 aastat tagasi. Mul oli 0 klienti, 0 töötajat ja 0 teadmist, mis sellest üldse saab. Ja paari päeva pärast tuli koroona, kui ma olin kliiniku valmis saanud. Nii et see värsked uksed, mis ma avasin, sain ma kohe kinni panna. Ehk mul ei olnud mitte õrna aimugi, kuidas mul hakkab minema. Kas mul tööd on, kui palju, mida. Ma töötasin lasteaedlas ka samal ajal, tegin seda hobi korras. Tegin ise oma kodulehe seal valvetes öötundidest. Lõin kõik need teenused. Ma olin esteetikat varem teinud teises kliinikus. Aga selliselt lihtsalt nagu nii-öelda hobi korras. Et väga uus suund oli ikkagi, kuigi 6 aastat tagasi juba arenes see suund vaikselt, aga olime ikka valgusaastate kaugusel, ütleme seal teistest riikides selles vallas. Ja siis ma tegin sellise väikse kabineti ilma ühegi töötajata, lootsin, et paar inimest ikka nädalast tuleb, tegin veel sellise ilusa vaatega loomaial, et vabal ajal vaatan elevante ja kitsekesi seal ja saan seal õues jalutamas, kohvikud lähedal ja mõtlesin, et mul on selline hea rahulik, vähel harva käin, teen midagi. Väike salong. Tornis või? Meistri tänaval, seal all on Lyoni kohviku, sa oled käinud, ma ei tea, seal viimasel korrusel, et selline loomaia vaade, selline hea rahustav ja mõtlesin, et tore seal jalutada ja kohvikutes käia ja siis tuli koroona ja siis ma nagu mõtlesin, et siis on nii aga siis keegi ei teadnud, et mis siis tegelikult juhtuma hakkab, eks ole. Siis tulidki need Zoom-boomid ja kõik see, seal oli hästi mitu piiki, mis seal tekkis siis. Esimene hetk oli siis see, kus oli Zoom-boom, kus inimesed avastasid kaamerat, sa vaatad, shit, mul on mingid kortsud. Ma peaks midagi tegema, inimesed pole nii palju ennast lähedalt kaamerast enne vaadanud. See oli nagu üks faktor, mis lükkas hästi käima selle, pluss see, et Eesti nii hakkas liikuma sinna maailma suunas, me lihtsalt paljud asjadega oleme nagu mitu aastat või valgusaastat maas.
siis tuli uus tööle tagasiminek, et see avastati järsku, et holy shit, ma ei saagi tööle minna, ma olen päris kole ja kortsus vahepeal, ma pean midagi tegema. Et peaks tegema mingit protseduure, onju. Aga siis oli ka kolmas positiivne asi selle juures oli see, et inimesed ei pea kontoris käima. Nad saavad teha seda päevasel ajal ja neil on võimalik ka taastuda nendest protseduuridest. Nad teevad kodukontorit. Et seal tuli järjest neid laineid, kuidas siis hakkas järsku tekkima seda vajadust. Ja ma olen tänaseks laiendanud oma kliinikut 2 korda. Ja ma olen jõudnud siis 10 kabinetini ja 10 pluss töötajani ja nii edasi. Ja see teenuste valik, see ei ole nüüd sellepärast, et mul on tohutu ambitsioon ja mingi tohutult nii-öelda finantsiliselt kasvada, nagu enamasti kõik, kes on oma ärisid üles ehitanud, siis ütlevad, et tahaks tagasi algusesse, kus ma tegin üksi ja päeva lõpuks jäi kasumit rohkem kui täna, kus on kliinik palju suurem ja töötajaid palju rohkem ja vastutust rohkem, aga see benefit on ikka suht sama, onju. See põhjus, miks ma olen nii palju neid teenuseid ja arenenud ja esiteks on muidugi ambitsioonikus minu puhul see, et ma tahan olla ükskõik, mida ma teen, ma tahan olla sellest parim. Ma ei häbene seda öelda. Ma tahan olla selle ala tippspetsialist, ükskõik, mida ma teen, ma tahan olla number 1. Ja vähemalt ma üritan ja pürgin sinna alati. Ja ma tahangi, et Eesti naine ja Eesti siis ütleme ka mees on ju, aga ta saab seda maailma tasemel kvaliteeti siin meie väikses Eestis. Ta ei pea selleks sõitma kuskile Harley Streetile Londonisse või Ameerikasse maksma selle eest paar nulli rohkem seal lõpus, eks ole, et ta saab täpselt seda sama asja siin Eestis ka teha. Või Türki, Šveitsi või ma käivan? Ja Türki ma saadan ikkagi. Turkish Airline'i ma ikkagi soovitan, sest seal on ikkagi hea mass taga sellele ja sellise hinnakvaliteedi suhtega Eestis ei ole mõtet juhuste siirdamise teha. Et on kohti, mida ma soovitan minna mujale pöörduma. Et ma tahan olla parim. Teiseks see, et ma ei taha ikkagi enamus kliente ära saata, ma tahaksin neile ise neid lahendusi pakkuda. Sellepärast ma järjest olengi laiendanud seda teenuste valdkonda, et mul ongi lisaks siis enda esteetisüstid on seal, ongi plastikakirurgiat, me teeme laugude lõikusid, me teeme intiimkirurgiat, väga-väga paljusid asju, mida ma nagu täna võiks öelda, et jah, minge sinna plastikakirurgi juurde, ta teeb ära, aga täna ma pigem ütlen, et aga meil on ka plastikakirurgi, et teeme siin, on ju. Et ma nagu, ja paljud patsiendid ka eelistavad seda, neil on tekkinud nagu usaldus ja siis nad saavad nagu ühest kohast. Ja lõpuks me olemegi jõudnud siis nii-öelda sinna longevity'sse, mis on tänane teema nagu rohkem siin täna. Ehk see naine kui tervik, et meil on siis olemas ka siis menopausi nõustamine, kõik see günekoloogiline pool, kõik need intiimpiirkonna protseduurid, kõik see, mis meiega, ütleme, seksuaalset funktsionaalsust ja elukvaliteeti siis aitab hoida, on ju. Et see ongi tegelikult nagu üks tervik, kuni siis vitamiinide, süstideni, hormonaalse asendusravini, kõige selleni, mis tegelikkuses me ei saa ühte ilma teiseta. Et nagu ma ütlesin, need alustalad ja need fundament ka, et tihti peale ja naised ju tulevad ja räägivad ja nendel on kõikidel tegelikult ühed ja samad mured päeva lõpuks, et see, kui see perimenopaus või menopaus tuleb, siis nagu kõigil on nagu üks ja sama, tegelikult see kõik kordub ja kui ma olen ise selles samas panuses ja rollis, siis ma tean täpselt tegelikult, mida need naised vajavad ja ma tean täpselt, et neil ei ole kohta, kus nad saavad abi selles osas. Ja see on see koht, kus ma püüan siis nii palju, kui ma suudan ja saan siis seda pakkuda. See ongi see põhjus, miks neid täna nii suur valik on. Sest neid probleeme ja lahendusi nendele probleemidele on väga palju erinevaid. Sellepärast on mul ka 15 pluss niisugust nii-öelda energy-based device ehk aparaat, eks ole, mis on kõik erinevatel nii-öelda eesmärkidel. Et näiteks, kui me räägime nendest vanadest, samadest nendest vananemise põhjustest, nagu ma rääksin, siis minu üks lemmikteemasid võib-olla ma ühe välja tooksin, näiteks mitokondrid, need on niisugused rakujõujaamad, mis toodavad energiat ATP-d. Ja me saame neid siis stimuleerida näiteks sellise, nagu sa oled kuulnud kindlasti selle infrapunavalgusega, eks selle LED-lampidega, siis meil on olemas selline maailma kõige võimsam LED, selline Trilux Wave, mis on selline korralik selline suur aparaat, et ta ei ole võrreldav nende koduste maskidega, mis sa paned näo peale, on ju. Mul on see mask. Tore, aga see on siis selline, mis nagu päriselt töötab, et ta stimuleerib siis täpselt neid mitokondreid, tootma siis rohkem energiat ja samamoodi siis kogu kehasse, sa saab seda red light terapiat siis teha, nagu sa tead, on ju igalt poolt üle keha, aga see on siis selline pigem selline ühele piirkonna näole või ja seal on siis 3 erinevat lainepikkust, eks ole, mis on erinevad eesmärgid. Samamoodi on meil näiteks üks selline
võib-olla niisugune huvitavam seade lihtsalt näiteks on selline nagu Intima Wave, sihuke aparaat, kus sa saad peal istuda nagu tool, riietega istud peal ja siis ta stimuleerib sinu vaagnapõhjalihaseid ja meestel on ka kasulik see, ütleme, kellel on eesmäärmega mingid probleemid. Otseselt nagu ravi ei vaja, on ju, nagu niisugune väike hüperplaasia, et nagu on veits nagu probleeme, siis ta aitab nagu neid lihaseid seal stimuleerida vaagnapõhja või alaselga samamoodi, on ju. Naistel siis enamasti siis näiteks stressinkontinentsi puhul, on ju. Pluss siis, kui me toetame veel laseriga seda nagu limaskestapoolset, siis nii-öelda seda tupeprobleeme, mis tekib meil ülemineku jaos, siis see on kõik selline kompleks, et ei saa ühte ilma teiseta nii-öelda saab, aga noh, ma olen selline selle koha pealt jah, et ma tahaks siis juba kõike seda pakkuda, ütleme nii. Maksimalist. Jah, võib ka nii öelda. Mul tekkis küsimus, me räägime nüüd siis jälle nendest esteetilistest pooltest, ütleme, toome siin näiteid, ma ei tea, võtame naiste rinnad näiteks. Ja võtame näiteks meeste peenise. Tekkis lihtsalt täitsa spontaan küsimus. Enne kui lähme noa alla, näiteks ma ei tea, naised tahavad, ütlevad, ei taha rindu võib-olla õhtud suuremaks teha, aga tahavad võib-olla kohendada tõsta või ma ei tea, mis tehakse. Ja mehed võib-olla tahavad, ma ei tea, mis meeste probleemid ei ole, ma ei tea, peenise on kõver, äkki viltu. Kas on võimalik näiteks nende kahe näite puhul, sa võid tuua teisi näiteid juurde, kui sul praegu pähe kargab küsimuse juures, kas on võimalik tegelikult ka mingite muude asjadega, mida te siis pakute teenusena, tootena, protseduurina seda mõjutada enne kui minnakse kirurgiasse või siis näiteks toetada näiteks, no ma ei tea, olen kuulnud, võib-olla see on müüt, aga ma olen kuulnud näiteks selle kohta, et naistel on võimalik ikkagi seda pringisust taastada, aga kas siis, ma ei tea, rinnalihas treeninguga, eks ole, või siis on tõesti mingite toidulisanditega, kehas on mingisugused mitte puudujäägid, aga nagu mingid ained on nagu madalas, noh, nii-öelda siis, mis koguses nii-öelda aine kehas. Mis suhtumine seal nagu tegelikult on? No nende kahe näite puhul kindlasti ei ole ühtegi teist alternatiivi, et kui peenis on kõver, siis seal aitab ikkagi operatsioon ja kui rinnad on ikkagi väiksed, siis aitab seal ka ikkagi ainult operatsioon. Lihast jah, sa võid treenida, aga see ei paranda kuidagi sinu rinnanäärme kuju või suurust, et selles suhtes. Et rinnaproteesi asemel saab küll kasutada rasvasiirdamist näiteks, eks ole, et siuksed alternatiivi on, aga kui me tahame ka A-korvist jõuda D-korvi, siis seal ei aita küll ükski toidulisand, et ja ta enamasti nii on, et naine tahab jõuda ikkagi näiteks peale 3 last, kui ta on jõudnud A-korvi, ta tahab võib-olla D-korvi saada, eks ole, et seal tänapäeval on lihtsalt see niivõrd lihtne ja kiire lahendus, et ei ole nagu mõtet nagu jalgratast leiutada täna enam, et noh, sama näide on näiteks ülalaugude lõikusega, eks ole. Me võime seal teha miljon erinevat protseduuri, ja kui see nahk ikka ripub ja seda on ikka mitu sentimeetrit üle, siis noh, milleks leiutada jalgratast, et lööme käärid sisse ja võtame selle naha ära ja sellega on 10 aastat asi lahendatud, eks ole. Ei ole mõtet proovida ja katsetada, kui me teame, et see ei tööta. Tuhara puhul on küll nii, et see on nagu võib-olla üks mida ma võiksin tuua, et mida me teeme, kui inimene naiste puhul siin Eestis ei ole see väga populaarne, Eesti naistel, võib-olla vene rahvusest naised tulevad tihedamini küsima seda, aga noh, Brasiilias on ju, igal teisel on see buttlift tehtud, eks. Kannika implantaadid või? Jah, et implantaadid on nagu päris äärmuslik ja nad on hästi selline, ütleme, tüsilik protseduur, tihti nad kipuvad infitseeruma, see on selline halb piirkond, eks ole, noh, nende peal peab istuma ja kõik nii edasi, et mida mina siis teen, on selline kollageni stimuleerivad süstid, mis aitavad siis nagu, see ei ole täitesüst selles mõttes, et aga ta aitab seda kollageeni stimulatsiooni selles piirkonnas anda, et ta natukene siis annab ta volüümi ja nagu pinguldab ja noh, aitab ka siis nagu nii-öelda tselluliidi vastu ja loob siis seda ümaramat vormi, aga ta on võimalikult siis nii-öelda ohutu, et seal ei teki mingisuguseid, kuni noh, näiteks võib tekkida emboolia, eks ole, et ma süstin seda täitainet seal olevasse suurde veeni ja see tromb jõuab sinna südamesse ja põhimõtteliselt võib inimene ära surra. Et see on tegelikult kõik selline riskantne, tegelikult see töö, mida me teeme, on väga riskantne ja seal on väga palju regulatsioone ja loomulikult me õpime seda väga palju erinevates kohtades üle maailma. Aga mida ma siis esimese asjana teen kindlasti on see, et ma saadan jõusaali, kui jõusaalis juba käib, aga tahab veel intensiivsema, siis see tool, mis ma rääkisin, on olemas selline Tesla tehnoloogiline elektromagneetiline lihasimpulsside aparaat, mis pannakse siis tuhara peale ja siis ta annab sellist 100% niisugust lihasaktiivsust selleks, et siis seda lihasat hüpertroofiat tekitada. Et see loomulikult tuharlihas on nii suur lihas ja kui me selle ilusasti pringiks ajame, siis see ongi juba see volüüm ja siis ta enam ei ripu, on ju. Et aga lihtsalt inimene jõusaalis on päris raske nagu ainult isoleeritud tuharlihast teha kogu aeg, eks ole, et see on, sa teed, loomulikult see ei asenda jõusaali, aga sa saad sellega palju intensiivsemad ja kiiremad tulemused, samamoodi näiteks six-pack on ju, et sa saad ikkagi, see ei asenda, aga sa saad palju kiiremini selle endale visuaalselt nähtavaks tuua.
ja siis sinna peale natukene siis seda kollageeni stimuleerivat süste teha, siis on nagu make sense on ju, aga rindasid ja peenist ei ole võimalik ühegi toidulisandiga kahjuks paremaks seada. Ma lihtsalt olen kuskilt kunagi kuulnud, ma ei mäleta, kas see mingi artikkel, mida lugesin kunagi hästi ammu, kuskilt tuli jutuks meil sõpradega kellegagi nooruspõlve see peenise kõverik on ju, et noh, et üks on see kirurgia on ju, et teeme ta siis enam-vähem sirgemaks on ju, aga on ka mingid noh, vidinad, mis seda justkui nagu peaks nagu tagasi kuidagi painutama, aga ma ei tea, ma jälle tundub mulle, et tegelikult see vist ikkagi töötas, et tundub olevat lihtsalt marketing. Aga võib-olla on mingi vidina, mis tegelikult töötavad. No see peab olema lihtsalt mehaaniline nii-öelda nagu ortoos, siis ma kujutan ette. Ma mõtlengi mingid nagu statsionaarselt nagu kuidagi nagu hoiab siis nagu no, aga see kõlab ikkagi selliselt, kui ta on statsionaarne, siis sa pead ikkagi nagu operatsiooniga sinna panema, aga tegelikult kui sa juba opereerid, siis on lihtsam see operatsiooniga sirgeks teha, et see on võimalik ilusti need korgatskehad, kui ta on nii-öelda kõver, siis lõigatakse läbi ja need saab otseks, et selles suhtes on ka kaasa sündinud, on ju. Et on pigem siis, kui juba opereerida, siis teha nii, et on, ma tõesti ei ole selle osaga nii kursis. Aga mis see tagajärg, kui räägime nagu võib-olla ohtudest ja tagajärg, mul kohe, minul isiklikult ma mõtlen nagu kirurgia peale või mingit isegi täitesüstid või muud protseduurid, siis mul on kohe see tunne, et aga appi, siis saab, kui midagi pekki läheb või kui mulle ei meeldi. No, kuidas ma tagasi nagu lähen sinna? No, täitesüstide puhul on hea asi, et nad on tänapäeval selline aine nagu hyaluroonhappe, mis on meie kehas nagu ka loomulikult olemas, lihtsalt vanemas east, teda hakkab kogu aeg järjest vähenema. Ja meie kehas on olemas siis selline aine nagu hyaluronitaas, mis selle ära lahustab, ehk see täitesüsti toime täna ei ole igavene, ta on siuke aasta-paar. Et vanasti olid siin silikonsüstid ja on toimunud siis halbasid näiteid ka lähiajalust, kus inimeste näod on nagu väga moondunud selle tagajärjel, kuna neid ei ole võimalik eemaldada ja nad ongi niisugused elu lõpuni, neid saab siis sisuliselt ainult välja opereerida. Aga tänapäeval selliseid täiteaineid enam ei kasutata, vähemalt Eestis pole kusagil ühtegi kliinikut, kus sellist ainet tehakse, mingid parafiinpõhiseid preparate, et kõik on hyaluroonhappel põhinevad täitesüstid, kui me räägime täitesüstidest, ja need on võimalik siis sellise ainega nagu hyaluronitaas ära lahustada. Ehk kõige suurem risk, mis täitesüstidega ongi see, et me süstime veresoonde ja see veresoon läheb kinni, paremal juhul võib tekkida seal nahanekroos, halvemal juhul võib näiteks inimene pimedaks jääda. Ja meil on olema siis aine, mis selle koheselt ära lahustab, nii et me saame selle olukorra nagu kiirelt lahendatud tänu sellele ainele. Ja kui on ülesüstitud huuled, siis on meil sisuliselt tänapäeval iga päev, et me lahustame need huuled ära, enne kui me hakkame siis uuesti seal midagi tegema, et seal ei ole võimalik midagi parandada, kui seal on juba eelnevalt kõik nagu ülesüstitud ja nagu pekki kertud. Tore, et valdkonnad ikkagi kogu arenevad selles mõttes, et see on nagu äge kuulda, et ma miskipärast olen ka võhik ja siis ongi mulje jäänud, et kõik on nagu, kui keerasid tuksi, siis nüüd nii ja ongi. No botoksiga näiteks seal ei ole küll vastuainet botuliintoksiinile, aga no see, kui midagi läheb valesti, siis alati lõhutus see, et see on ajutine, et paarimal juhul paar nädalat või paar kuud inimesel on võib-olla natuke seal midagi viltu. Enamasti on ka need parandatavad kõik, et alati tasub lihtsalt uuesti tagasi minna sinna, kus see tehtud on ja kurta muret või siis kui seal öeldakse, et nad ei oska aidata, siis küsida teisest arvamust, teistest kliinikutest, et väga tihti ka meie juurde jõuavad inimesed, keda me saame aidata ikkagi, et väga vähe on selliseid asju, kus me ütleme, et appi me ei saa midagi teha, et enamasti alati midagi saab teha, kui õigel ajal sekkuda, et mitte lasta asjal nagu hapuks minna, et sellepärast ma alati ütlen, kui midagi on, siis koheselt võtta ühendust, tulla tagasi, kurta, ei ole vaja kannatada midagi ja mõelda, et see peabki nii olema, kui kõige valus ja paistes ja asi läheb ainult hullemaks, ükskõik millega, eks ole, ka inimese tervisega, siis järelikult on see koht, kus tuleks pöörduda ikka arsti juurde, mitte oodata, et äkki läheb ise üle. Aga tulles tagasi küsimuse juurde, mis on need peamiselt nagu protseduurid, mille pärast tullakse, sa mainisid küll menopausi ja sellega kaasnevaid mingisuguseid nähtaga, et kas on äkki veel midagi sellist, mida ma ei oska nagu küsida, eks ole, viidata, aga et inimene, kes kuulab meid naisterahvana võib-olla või isegi meesterahvana ja siis ta kuuleb su vastust võib-olla mõtleb, et appi ma ei teadnud, et sellega saab ka tegeleda. Okei, mul tekkis nagu huvi, et millega veel tullakse ja millega mehed tulevad? No mehed tahavad ikkagi ka näevad, et naised jäävad nooremaks, et siis nad tahavad nagu sammu pidada, et on ka neid mitte ainult heteromehi, kes nagu juba natuke rohkem enda välimusele rõhku panevad, aga ka täiesti harilikke heteromehi, kes lihtsalt tunnevad, et nad tahavad ka nii-öelda väärikalt vananeda, eks ole, et tahavad ka nagu pidurdada seda vananemisprotsessi. No ütleme nii, et minu kliinikus on number 1 ja ütleme enamus esteetilis kliinikutes on ikkagi botuliintoksiin, sest see on hästi kiire, tõhus ja nagu põhimõtteliselt 100% töötab alati. Et kurjusekords näiteks, nagu sul on üks väike süstikene ja seda ei ole enam. Et see on lihtsalt niivõrd tõhus asi, et seal ei ole ühtegi teist asja, mis võtaks selle nii kardinaalselt nagu lõplikult selleks hetkeks, kuni ta töötab ära. Kui see toime lakkab, ütleme poole aasta pärast ta tuleb tagasi,
aga ta on oluliselt mahedam ja nii edasi, et kui see on midagi, mis häirib, siis sellel on olemas väga tõhus meetod, on ju. Et selles suhtes see on see, mida kõige rohkem käiakse tegemas, kuna see on niivõrd tõhus ja see töötab praktiliselt alati. Et ülejäänud asjad on juba niisugune naha kvaliteet pigem ongi kõik niisugused asjad, mis siis toetavad seda kollageeni tootmist ja naha pinguldust ja kõike seda, et neid on siis lõpmatu valik, on ju, erinevaid asju vastavalt siis kellel mida vaja on. Aga ütleme, number 1 minul on kindlasti botox, mida ma teen iga päev nagu palju.